Meie viimane osa sellest konverentsipäevast on arutelu ja seal siis võetaksegi luubi alla küsimus, et kas me siis loome väärtust või me tegelikult ikkagi tammume paigal ja nii-öelda lappame lõputult. Ma kutsun lavale paneeli moderaatori Kaja Pae, palun, ja sina siis tutvustad, kes siis paneelis osalevad. Aitäh! Nii, võtame tõesti selle ägeda päeva nüüd kokku ja selleks ma kutsun lavale enda kõrvale Tarmo Leppoja, kes on Riigi Kinnisvara juhatuse esimees. Palun, Tarmo. Nii, Kadi, ootame sindki tagasi enda seltsi. Ja Taivo Täht Rand ja Tuulbergi nõukogu liikmeks paluti parandada. Ja lõpuks hästi tore, et selle ehituse konverentsiga on liitunud nüüd ka materjalitootjate liit ja nende esindajana kutsun lavale Marina Vaganova. Meil on niisugune ambitsioonikas teema ja alustuseks küsingi teilt, et kui te nüüd enda valdkonnast toote näite selle kohta, et kas me siis tõesti kordame neid vanu mustreid või loome uut, et tooge midagi niisugust, mis on teile väga aktuaalne või mis on kuidagi hingel, et see vestlusring niimoodi mõnusasti sisse juhatada. Et Tarmo, sina, kuidas Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsis tundub? Kas loote uut, kordate mustreid? No tahaks uskuda, et ikkagi loome uut. Et ise nagu sisemiselt tunneme küll, et me oma käitumismustreid oleme muutnud. Kui sa küsid, et mis on need märksõnad, mis meile hetkel aktuaalselt tunduvad või mille osas neid muudatusi me ise kõige rohkem ootame ja võib-olla ka pingutame selle nimel. Eks keskkonnajalajälg on üks niisugune teema, mis on ühtepidi vastuolusid tekitav ühiskonnas, aga me ise näeme, et just see, mis puudutab ehitustegevust, et kuidas süsinik jalajälge ehituse tegevuse käigus vähendada, et rohkem pööratakse tähelepanu sellele, et mis on see hoone energiatarve elutsükli jooksul, energiamärgised ja kõik muu see, aga kuidas siis ehitusprotsessi saada efektiivsemaks ja kuidas meie tellina tegelikult seda suunata saame. Võib-olla see on niisugune huvitav märksõna. Kadi? Ma võib-olla siis jätkan ka natukene sellisele rohepöördele sarnasemalt, et meie jällegi näeme seda võitu võib-olla ringmajanduses ja ringmajandusprojekteerimises vahetevahel võib tähendada rohkem panustamist, rohkem tööd ja võib-olla ka kohati ühele krundile mitme hoone korraga projekteerimist selliselt, et mingi osa hoonest saaks jääda samaks, samas kui kasutusfunktsioon muutub. Ta on esimesed sellised pilootprojektid ja näeme, et tegelikult see võiks olla üks oluline viis, kuidas tagada seda, et meie ehitatav keskkond ei vajaks nii põhjalikku lammutamist. Absoluutselt. Väga hea missioon, hoian pöialt. Taivo, kuidas Rand ja Tuulbergi nõukogus istudes tundub? Et kas sama jama või uued tuuled? Tere kõigile. Eks siin selles ehitusäris on 30 aastat juba oldud, et ajad on väga erinevad. Et täna on selline ostjate turg, et eks see ehitusettevõtte igapäev on suhteliselt selline proosaline, et saad projekti, kuu aega rehkendad hinda, annad tellijale ära, riigihange siis on odavam võitnud, eratellija siis kõik minestavad, hind on kallis, hakkame asendusi tegema, otsima uusi lahendusi, loeme lepinguid, mõtleme riskide peale. Et täna hetkel selle innovatsiooniga on natukene sellise väärtuse loomisega oleme nagu sellises kahepoolselt, et ühtepidi
proovime kõike uut otsida, leida, rakendada, aga teisipidi see hinna nii-öelda ostmine pärsib seda päris kõvasti. Ja Marina? Kui sa küsid, et kas me kordame mustreid või loome uut väärtust, siis me tegelikult teeme ju mõlemat. Laperdame tuules, aga see on õppimise protsess. Et ehituse sellise suurem murekoht võib-olla on äkki selles, et ehitus kui selline on väga aeglaselt muutuv valdkond ja me ei saa muudatusi oodata kohe. Ja tihtipeale on need muudatused alguses nii väikesed, et neid hinnata on võib-olla ennatlik. Et me saame väga pikas skaalas seda teha alles aastakümnete pärast. Nii et laperdame tuules ja kordame mustreid, aga õpime ka loodetavasti sellest. Intelligentsed inimesed ju kõik. Aga võib-olla üks nagu niisugune kõige aktuaalsem teema, mis materjalitootjate poolt näed, mis on laual, kus püüaks nendest mustritest välja rabeleda, et mis on niisugune põnev väljakutse? Põnev väljakutse, mida ma ootan ehitusvaldkonnas kui selliselt, on kindlasti see, mida Tarmo juba eelnevalt ütles, et meie jalajälje vähendamine on see, mida meil on vaja teha kindlasti, aga me ei tea hetkel, kuhu poole joosta. Et ühelt poolt nõutakse, teiselt poolt ei tea nagu ka päris täpselt, et kas otsuseid vastu ka võetakse selliselt, nagu nõutakse. Et proovime joosta siis, kui stardipauk antakse. Kliimaküsimused on tõesti aktuaalsemad kui iial varem. Ma küsiks Tarmo ka sinu käest ja tegelikult ka teiste panelistide käest, et kus te näete, et kuidas ikkagi seda ehitusvaldkonna jalajälge, kust otsast läheneda sellele küsimusele, kus nii-öelda see pingutus ja tasu oleks ikkagi nagu mõistlik, eks ju, ja me ei pingutaks naba küljest ära piltlikult võib-olla mingisuguse pisikese võidu pärast, aga nii-öelda, et saaksime suurima võimaliku võidu ehituse jalajälje koomale tõmbamises, et kust me peaks alustama, mis oleks nagu nii-öelda see no-brainer või kõige madalamalt rippuv vili? Kõige madalamalt rippuv vili, et võib-olla ütleksin 3 suunda märksõna, või isegi 4, mida me ise vaatame, peame kõige perspektiivikamaks. Et üks tegelikult, mis siin öeldi ka, et need hooned peaksid olema lihtsalt konverteeritavad või muudetavad mingiks teiseks funktsiooniks. Minu arust lihtne näide on see, kuidas me töötame kontoris. Et milline oli töö kontoris 30 aastat tagasi, milline ta on täna. Kas me toona oskasime näha, et me töötame nii palju kaugelt, et meil on vaja väga väikseid ruume, kus teha videokonverentsi kõnesid, kui palju pinda üldse inimesele on vaja. Ei osanud. Kas me täna oskame öelda, milline on 30 aasta pärast see kontor? Ma julgen väita, et me samamoodi ei oska seda teha. Kuidas me siis saame vältida seda, et me ei ehita täna maju, mis 30 aasta pärast lähevad lammutamisse? Eelkõige see, et teeme selliseid maju, mida on lihtsalt siis võimalik switchida mingiks teistsuguseks majaks. Et see on võib-olla see, mis tegelikult seda jalajälge vähendab. Aga need teised teemad on, üks on tõesti ehitusmaterjalid, et kuidas ehitusmaterjali toota väiksema keskkonna jalajäljega. Siis materjalide taaskasutus, mis on võib-olla niisugune ka keeruline teema, et kuidas need materjale ja kas üldse on ehitusmaterjale võimalik ja mõistlik taaskasutada. Ja 4. valdkond on võib-olla see, et mis puudutab ehitustegevusplatsil. Kuidas ehitustegevusplatsil korraldada keskkonnasõbralikumalt, et selle tegevuse käigus see tehnoloogiad, masinad, logistika seal ümber, et kuidas seda teha selliselt, et keskkonnajalajälg sealt kõige väiksem oleks. Jah, mis sa rääkisid ehitiste ümber kohandatavusest, Taani, kes on hoonete süsiniku jalajälje, ütleme niisugune pioneer nagu selles valdkonnas, on teinud kõvasti uuringuid. Hiljaaegu vaatasin ühte uuringut, mis tõi välja selle, kuidas hoonete keskmine eluiga aina langeb. Ehk arusaadavalt see oli, nad olid võtnud, ma ei tea, üle 100 000 hoone, arusaadavalt nad modelleerisid, eks ju, selle järgi 20. sajandi hooneid, et millal nad nüüd maha on võetud, eks ju, et mis siis nende oodatav eluiga on. Aga tõesti, me nägime, et
kusagilt 40ndatest aastatest, noh, ütleme nii, et tänapäeval püsti pandud hoone keskmine eluiga on 30-40 aastat, eks ju, versus siis 20. sajandi alguse hooned, noh, millel siis prognoositakse ikkagi päris mitusada aastat. Et noh, see on tõesti väga sihuke huvitav element, mis nagu viib meid tagasi jälle selle kohandatavuse juurde, eks ju, et ruum oleks nagu mitmekesine ja mitmekülgne. Et kuidas teistele siin paneelis tundub, et kust võiks seda jalajälge veel napsata koomale? No mina võib-olla ütleksin, et kui me räägime jalajäljest, siis me ei tohiks ära unustada ka digitaalset jalajälge ja seda digiprügi ja ülereguleerimist, ehk siis võib-olla peaks alustama seal esimesest otsast, et kas need tegevused, mida me teeme, kas need paberid, mida me täidame, kas nad tegelikult täidavad mingit eesmärke või me teeme lihtsalt midagi täitmise pärast. Ehk siis võib-olla selline mõte ja lähenemine ja samuti siis teisest küljest, et ka see modulaarsus või selliste materjalide kasutamine, mis on lahti võetavad, et natukene nagu suured legod on äkki need tulevikumajad, mida on võimalik lahti võtta, mida ei pea päris lõhkuma hakkama. Taivo, mis seal ehitusplatsil siis toimub, et see nii kohutavalt suure jalajäljega on? Prügi tekib jubedalt. Aga noh, kui nüüd päriselt öelda, siis ma ise arvan, et reaalselt on ikkagi sõlmede standardiseerimine, moodulehitus, et ei oleks platsil nuputamist, ümber tegemist. Et see on tegelikult kõik ju jalajälje võimendus, nagu mõttetu võimendamine. Et ma olen küll aru saanud, et 28 me peame hakkama nii ehk nii elukaart arvutama, 30. tulevad piirmäärad, aga et enamuse sellest jalajäljest on ikkagi kasutusiga, et platsi osa on protsentuaalselt väga väike, aga kindlasti on see koht, kus kõige väiksema valuga saaks kõige suurema efekti. Et eks see jah, topelt tegemine, logistika, vigade parandamine, see kõik on omaette selline jalajälje jätmine. Kas soovid, Marina, veel midagi lisada sellele jalajälje kõige esimesele sammule, mida kokku tõmmata? Seesama korduskasutus, mis siin Tarmo alguses välja tõi, et jah, prügi tekib, paratamatus praegu veel, et ei oska veel muutust sisse tuua. Statistiliselt on küll 90% taas kasutatud. Väidetavalt, jah. See on pinnas, mis ladustatakse teise kohta. See moodustab kõige suurema mahu. Aga see ringkasutus ja ringmajandus, see tekitab selliseid suuremaid küsimärke, et oletame, me võtame lahti ühe paneeli, ühe betoonpaneeli. Kas me saame ta turvaliselt kätte? Kas ta on turvaliselt kasutatav uues hoones täpselt samal otstarbel? Kes annab selle garantii ja kes võtab vastutuse? Et kelle peale me saaksime hiljem näpuga näidata või kas me vastutame siis kõik üheskoos ja loodame parimat? Et noh, tegelikult see ei käi ju niimoodi, et äkki läheb õnneks. Et meil on vaja ilmselgelt selliseid ameteid, selliseid laboreid, mis kinnitavad, annavad sertifikaadid ja alles siis me saame rääkida sellest, et me hakkame korduvkasutama. Enne seda on kõik ainult piloot. Et me võime proovida, aga need mahud on praegu veel sellised, nagu nad on. Jah, mulle tundub ka, et riigi poolt on võib-olla sellist piloteerimise tuge vaja, et Kadrina kool oli üks niisugune asi, mis läks mulle isiklikult väga hinge, et Kadrina ehitas uut kooli. Nad olid küll valmis oma materjali, nii ehitaja kui ka arhitektid, projekteerijad olid valmis neid materjale uuesti kasutama, aga noh, nii-öelda see niisugune lõpuks see julgus, kes seda veab. et see pool jäi puudu, et tõesti tegelikult noh, nii-öelda need näited tuleks lihtsalt läbi teha, eks ju. Mario Draghi pani 2024. aastal kokku ühe raporti, mis analüüsis Euroopa konkurentsivõimet. Ja see raport siis kutsub regulatsioonide lihtsustamisele, et innovatsioon ei takerduks bürokraatiasse. Kas teie näete ehitusvaldkonnas mingeid niisugusi regulatsioone, mis on tegelikult innovatsioonil risti tee peal ees? Kas te tooksite midagi välja
Planeerimisest on väga palju räägitud, võib-olla me planeerimisse ei lähe, et enne jõuab päikelooja minna ja sellega ka head kolleegid planeerijad tegelevad. Aga võib-olla te näete ka turul juba mingisugust tehnoloogiat või materjali, mis tegelikult on nagu valmis läbimurdeks, aga regulatsioonid ei ole veel valmis. Et kui nüüd seda regulatsioonide poolt kombata või meil tegelikult ongi regulatsioonidega kohutavalt hästi, kes soovib? Et ärge siis pärast tulge kaebama, et regulatsioonid on liiga keerulised, liiga palju, ei taha. Pigem ma ütleksin, et regulatsioone ju on, aga mida me täpselt reguleerime tuleviku jaoks, seda on veel raske määrata. Et tahame justkui helget ja head tulevikku, aga me veel päris täpselt ei tea sõnastada isegi, et mida me siis täpselt tahame või mida me püüame, mis see sinilind on. Et innovatsiooni takistab kindlasti, eelkõige suurem asi on raha. Raha, et oleks stabiilne keskkond, majanduslik keskkond, kus me neid innovatsiooni loome, kus me investeeringuid selle jaoks teeme. Et ehk siis kõige suurem asi, raha. Aga kas riigi kinnisvara saab siin äkki kuidagi õla alla panna ja ikkagi toetada selle ehitussektori innovatsiooni suunamises? No eks ikka saab, eks, et me peame ka ikka kuluefektiivsed olema, et riigi kinnisvara nagu vaadatakse, et on suur kõndiv rahakott, eks ole, toob hirmsaid kasumeid riigile. Absoluutselt mitte ei mõelnud seda. Ja, et ma arvan, et 2 kohta, kus me nagu oleme aidanud selle innovatsiooni tekkele kaasa, on võib-olla see, et tellijana olla valmis võtma suuremaid riske, et hankida, tellida tehnoloogiaid, mis võib-olla turul ei ole ennast veel tõestanud ja anda nagu turule signaal sellega. Kas sa tooksid mõne näite ka võib-olla? See sama PIM, millest siin hetk tagasi oli laval juttu, et me olime vist üks esimesi hankeid, kes hakkas oma hangetes nõudma PIM projekteerimist, aga tuleb tunnistada, et me oleme tegelikult selles samas olukorras, millest siin räägiti, et me teeme seda, et me PIM-i abil ehitame, saame selle hoone kätte. Me oleme põrkunud selle vastu, et kui me tahame hooneid hallata, siis ei ole neid teenusepakkujaid, kes saadaksid meie objektile tehniku, kes tulevad hooldama, ma ei tea, ventilatsiooniseadet ja valmis kõik need muudatused ära teha. See PIM jääb tegelikult riiulisse. Et tema väärtus nagu väga ei ole. Et see on võib-olla üks selline näide, mida tuua. Mina tooksin välja, et meil võib-olla oleks vaja paremini aru saada, mis probleemi need mõned regulatsioonid lahendavad, mille eest me siis nüüd nagu ennast kaitseme ja kui me saame aru, miks need regulatsioonid on kehtestatud, siis oskavad targad insenerid ja arhitektid ka pakkuda lahendusi, kuidas selle eest paremini teha. Meil on väga palju asju lihtsalt sellepärast, et on nii ja seesama raport ju ka tõi välja, et me lihtsalt poome ennast selle regulatsioonidega üles, et neid tuleb nagu järjest juurde, me kaitseme ennast kõige eest. Küsimus on selles, et meil ei ole Eestis tegelikult üldsegi, meil ei õpetata riskihindajaid. Meil juba riigi kinnisvara nõuetes on sees, et kui keegi varem ei ole teinud, et siis äkki projekteerija teeb riski hindamise. Mille alusel me teeme, kui meil ei ole koolitatud inimesi? Esplan töötab siis rahvusvahelistes projektides rahvusvaheliste inseneride ja arhitektidega. Me töötame koos disainiantropoloogide ja riskihindajatega. Ja näeme seal, et kaardistatakse tõesti kõik riskid, aga mitte kõiki riske ei pöörata rahaks ja ei hakata nagu nende vastu võitlema, sest kõige vastu ei saa ennast kaitsta, see lähebki ebamõistlikult kalliks. Euroopas on läinud asjad ebamõistlikult kalliks, sest meil on regulatsioon liiga palju. Et natukene seda riski hindamist ja seda, et kas konkreetne meede tegelikult on vajalik. No näiteks me nüüd kohe varsti hakkame variandeid projekteerima, aga me ei tea kuhu. Ja kas Eestis on ikkagi tehtud see riskianalüüs, et kas tõesti kõigisse piirkondadesse on täpselt sama oht, et need pommid kukuvad või mille üldse need variandid meid kaitsevad. Et kui me teame, mida me kaitseme, siis saab insener ka innovatsiooni pakkuda. Aga nüüd Marina juurde pöördun, et selle küsimusega, et kas sa näed, on turul mingisugune materjal või tehnoloogia, mida tegelikult tootjad tahaks tuua turule, aga võib-olla mingid regulatsioonid ees, mingid mustrid?
segavad? No materjalitootjad on tegelikult tulnud juba turule, brošüürides on nullemissiooniga materjalid täiesti olemas, aga nõudlust pole. Ja ei saa ka mahtusid toota, eks ole. Et materjalitootja on ikkagi mahu peal väljas, ja sellest sõltub ka hind. Nii et tahaks ju materjalitootjate esindajana öelda, et oleme natukene nüüd innovatiivsemad ja mõtleme natuke kaugemale, et võtame need materjalid brošüürist välja ja paneme nad kasutusse. Aga me võime neid pakkuda, otsustajad on kusagil mujal. Just täpselt. Kõik need 3. Millal meil tuleb esimene avalik hoone, kus on kõik need nullemissiooniga materjalid, kas me saame üldse maja kokku panna? Suurema struktuuri kindlasti saab juba alguse valmis teha, jah? No, normide ja standarditega on nagu lihtne, need on ajalooliselt ja nende üle ma ei oska diskuteerida, aga paljud regulatsioonid on ju puhtalt nii-öelda regulatiivsed käitumis, regulatsioonid. Ja nende tõlgendamine on nagu väga palju kinni siis konkreetses inimeses ametnikus. Mis meie näeme on see, et sama normi võib väga erinevalt nagu rakendada. Et ei ole sellist, või sama regulatsiooni võib erinevalt rakendada. Et meie ei näe sellist, või näeme väga erinevat käitumismustrid erinevates omavalitsustes, erinevates ametkondades. Et ühel pool niipidi, teisel pool naapidi. Ja siis on nagu see, et hästi palju võetakse sellist konservatiivset, et võetakse äärmuslik variant sellest, konservatiivne vaade sellele regulatsioonile. Ja see takistab meid ka, et me lihtsalt ei saa oma asju nii-öelda, pole mõtet üldse esitadagi. Kas sa mõne näite oskaksid ka tuua siin? No see on reeglina selliste, ütleme, et kui me projekti läbitöötamis me näeme muudatusvariante, lihtsamaks teha, mingid sõlmi teistmoodi teha, aga sul ei ole mõtet seda lauale pannagi, sest sa tead, et see tuleb ei kohe ära. Võib-olla ütleme vahele, et kui see murekoht regulatsioonidega on see, et sageli on sellised ebamõistlikud, tekitavad probleeme turul, et ma arvan, et see probleemkoht on tegelikult nende regulatsioonide väljatöötajate vähene kaasamine, turuosaliste kaasamine. Et tavaliselt, kuidas see välja näeb, on see, et seadus mingid versioonid liiguvad, aga kooskõlastamiseks saadetakse siis, kui on nagu sihuke lõpptähtaeg, et me tahame saata Riigikogusse 2 nädala pärast. Ja siis on erialaliidud selle eest, nad on ju liidud, eks ole, peaksid oma liikmetele laiali saatma selle seaduseelnõu, mis on sihuke paks, mahukas dokument ja siis öeldakse 3 päeva jooksul andke tagasiside. Selle jooksul ei ole seda võimalik kvaliteetselt teha. Et tegelikult tuleks kaasata päris algul, kui neid esimesi eelnõusid hakatakse välja töötama ja sel juhul ka seda, ei ole seda ajaakent sinna lõppu vaja. Et mina küll näen, et seda võiks teha senisest rohkem parem. See on see, millest Lauri enne rääkis. Just. See on see kaasamine ja kõige, mis see lõppvaatus oli ka hirm, eks ole, aga millest me rääkisime, oli usalduskriis. Ja täna on tegelikult sellest usaldusest väga vähe räägitud, et otsustajatega või riigiga suheldes on tekkinud usalduskriis. Me oleme panustanud, me oleme rääkinud, meid on kaasatud, aga just seesama näilisus on olnud kandev. Tagantjärgi. Jube valusad kohtumised on olnud, piike on murtud ühte ja teistpidi ja siis minnakse mingisuguste ettepanekutega edasi, mis isegi laual ei ole olnud. Nii et neid kogemuslugusid on, ma usun, et paljudel meist siin. Ma natuke, kuna ma olen avaliku sektori ise töötanud ka, et ma tean selle hirmumehhanismi. Ma oskan nagu seletada seda, eks, et vist mida ametnik nagu pelgab, et sama Katrin Lust, eks, et kui sa lähed oma esimese eelnõuga kuskil avalikkuse ette, mis võib-olla sisaldab väga lolle mõtteid, see on alati risk, et kuskil see läheb nagu kuskil meediasse ja see on nagu häbi, eks, et ma ei tea, kuidas seda usaldust niimoodi luua, et nagu päriselt ka nagu selliseid esimeseid toormaterjale, need ei levi, need ongi kitsas ringis, aga inimesed on kaasatud. See on see hirm, mis ametnikke paneb tööle, et ma saadan välja alles siis, kui mulle tundub, et kõik viimane kui Nublu on nagu paigas, eks.
Ma kohe ütlen Tarmole, kuidas seda teha või siis avalikule sektorile. Ehk siis ekspertide kaasamine eelnõude sisulisse väljatöötamisse, mida saab teha kinnises ringis. Aga mis on praegu probleemiks, ma ei saa öelda, et ka seda üldse ei tehtaks, tehakse küll, aga see on praegu õhinapõhine. Ja kas te saate aru, et kui projekteerijad, kõik need kõrgelt haritud insenerid, kes peavad selle tööaja sees nagu leiva ka lauale tooma, siis istuvad koos ametnikega, kellel see aeg kinni makstakse, õhinapõhiselt seal juures, siis kui kauaks seda entusiasmi jagub, et seda sisulist head mõtet sinna panna, et natukene tuleks läbi mõelda, et keda te kaasate ja kuidas ja missugused on organisatsioonid. Et projekteerijate keskmine suurus on väga väike, ongi 1,7 inimest kuskil. Et kui sa sellest 1,7 ühe sinna eelnõu ettevalmistumisele võtad, siis see 0,7 koht peab siis nagu selle teise töö ka ära tegema, et see ei ole väga jätkusuutlik. Jah, siin me muidugi jõuame selle Eesti pisiksesuse juurde, et iga inimene istub 5 toolil, kes vähegi atsakam on ja omab päris palju ameteid, rolle, ülesandeid, kohustusi ja nii edasi. Ma tegelikult järgmise küsimusena isegi oleks lausa tahtnud küsida erasektorilt, et mida avalik sektor saab teha, et see koostöö oleks era- ja avaliku sektori puhul parem, sest selge on see, et sedasama see ka Draghi raport toob välja, et see on üks Euroopa konkurentsivõime edendamise koht, mida ma võib-olla ka oma ettekandes tõin veel oma aspekti alt välja. Aga tõsi on see, et me näeme ise ka, kuidas erasektori liitude esindajatel, neil tekib kaasamisväsimus ja teistpidi, ma näengi, see vastus tuleb öösel kell 12. Selles mõttes mul on lihtsalt inimlikult kahju talle peale käia, et saada nüüd, meil on nagu vaja see faas kinni panna või midagi sellist. Et kui väga tore oleks, kui me suudaks tõesti kuidagi selle küsimuse ära lahendada. Mida meie oleme hästi palju hakanud tegema, on ikkagi eelnõudele uuringute tellimine, kus siis ikkagi kirju seltskond paneb kokku kas või selle eelnõu mingisuguse esmase kavandi või midagi sellist. Et eks selge on ka see, et ministeeriumi töötajad päris üksi, eks ju, ei jõua seda eelnõud valmis kirjutada. Aga ja ühtepidi eelnõude osas ja kaasamise osas juba sain mina tagasisidet ja võib-olla sai ka Tarmo tagasisidet, aga tegelikult täiesti siiralt tahaks veel küsida, et kui nüüd see kaasamine eelnõude pool kõrvale jätta, et kas kuidagi on veel mingi koht, kus era- ja avaliku sektori koostöö saaks edeneda? Ma ütleksin, et me tuleme tagasi sinna usalduse juurde. See kasvab ajas. Me ei saa loota, et homme päev on erinev, kui me ei näita seda tegudega, me ei näita seda pikemas ajaperspektiivis välja. Et kui sa oled haiget saanud, siis usaldus taastub aeglaselt. Nii et siin on pikk tee minna, aga nagu me oleme tegelikult siin täna saalis arutanud päris mitmekordselt, et me justkui kõik teame, et me läheme helge tuleviku poole, me teeme koostööd, me teame kõik justkui, milline see visioon sellest koostööst peaks välja nägema. Aga mida veel ei ole, on seda usaldust, sest et Eesti on ühelt poolt on ju tegelikult väga väike, see on meile needus ja õnnistus, aga et Eesti ongi nii tilluke, et kui sa näiteks allianslepingus töötad osapoolega või kes on kaasatud, et seal on üks mees selline, kes ütleb, või naine, et ma olen temaga juba kogemuse saanud, see kogemus ei ole hea, siis sealt seda usaldust uuesti ehitama hakata on väga raske. Mitte võimatu muidugi, jah. Ehitusettevõtjate poole pealt ka mingeid ootusi riigile? Eks ikka on neid. Lase käia. Et eks me oleme ettepanekud, me leppisime kokku, me planeerimisest küll ei räägi, aga me oleme omad ettepanekud teinud, loodab, et midagi läheb ellu. Eks see on selles mõttes korralik ekseldamine igasuguste eelnõude asjadega, mis järjest sünnivad. Et seesama see kaasamisväsimus aeg-ajalt tekib. Eks me üritame jõudumööda kaasata eksperte omalt poolt ja ega ta selline
lihtne ülesanne pole veel ettevõtjate liidule. Pikk vaade ja stabiilsus on ilmselt kõigile oluline. Jah, ka selline õigus, järjepidevus pikas perspektiivis. Meil on vahepeal tulnud ka küsimusi materjalide osas. Kuidas kasutada materjale, mis kaotavad oma omadused ajas? Kui palju on üldse selliseid materjale, mis ajas kestavad, moraalselt ei vanane ja nii edasi? Võib-olla natuke Marina poole vaatan. Noh, kindlasti on materjale, mis kaotavad ajas oma mingisuguseid omadusi ja parimaid omadusi. Aga ehitajad ja materjalitootjad toodavad materjale, mis ei ole kaugeltki mitte 50 aastaks. Me ikkagi peame neid materjale hindama alles 50 aastat on miinimum. Edasi 100-200 aastat. Me ei ehita ainult 50 aastaks või mis siin viimane hinnang oli, et 30-40 aastat on keskmine kasutusiga uutele rajatistele, siis see ei ole mingisugune ajaperspektiiv meie jaoks isegi. Et ma ütleksin, et selle aja jooksul muutuvad väga vähesed materjalid kasutuskõlbmatuks. No see on küll muster, mida ilmselgelt tuleks muuta, et me tänapäeval ei ehitaks enam 40 aastaks. Ma arvan, et selle me võiks küll siit täna igatepidi kõik koju kaasa võtta. Ja Kadile on tulnud küsimus. Kui palju on projekteerijate ebapädevus kinni säästliku lahenduse projekteerimisel ehk oskused, teadmised ja nende värskendamine? Ma arvan, et eelkõige on projekteerijatel teatud ka seesama hirm millalgi väga innovaatilisega välja tulla, sellepärast, et siis sa pead ennast kõigis järgnevates voorudes nagu kaitsma, et miks sa julgesid sellist asja pakkuda ja kuidas sa saad veenduda, et see järgmised 100 aastat kestab. Et see on kindlasti üks selline inimlik hirm, mida võib-olla siis öelda, et seda väitlusoskust igal introvertsel inseneril lihtsalt ei ole nii palju, et ta jaksab selle lõpuni veel läbi suruda. Aga kindlasti on siin ikkagi eelkõige see, et mis on säästlik. Et kui meil ei ole defineeritud, et kas meie eesmärk on kasutada säästlikke materjale või meil on säästlik haldusperiood või säästlik ehitusmeeste tundide säästmine, siis nii hea on nagu pärast öelda, aga ma mõtlesin mingit teist säästu. Projekteerija oli rumal, ta ei suutnud välja mõelda, et ma ju rääkisin sellest. Et tegelikult jah, me vist ei usalda väga üksteist, et öelda, et millist säästu me tegelikult tahame. Tarmo, kas meie projekteerijad oskavad projekteerida säästlikke lahendusi ja kas saaks kusagilt veel natukene juurde keerata? Ma arvan, et oskavad küll, et tuleb osata küsida, et minu arust nagu see planeerimise või see lähteülesande kirjeldamise protsess on nagu ülioluline, et see tellija ei tule projekteerija või ehitaja juurde see, et ma tahan midagi taolist. Vaid et tõesti need samad, kui ma räägin säästlikkusest, mida ma säästlikkusel silmas pean, eks. Sest kõik on olulised, aga kõik korraga ei saa. Mis on sinu jaoks kõige olulisem? Et see tuleb läbi mõelda. Et tuleb aeg-ajalt tellijana endal peeglisse vaadata, et ju me peame õppima veel. Kadi puudutas minu jaoks ühte hästi huvitavat ja olulist teemat, mille peale olen ka päris palju mõtisklenud, et täpselt nii-öelda see konstruktsiooni innovatsioon, teistmoodi projekteerimine. Et teadlasena jah, sa saad taodelda teadusgrante, teadlaseks saad sa niimoodi, et sa kirjutad palju üks artikleid. Hea arhitekt ja hea projekteerija ei kirjuta üks artikleid, projekteerib maju. Aga niisugust ütleme, innovatsiooniraha, prototüüpide tegemist, katsetamist, kes selle kinni maksab? Praegu meil justkui ei ole niisugust võimalust. Taanis käies kunagi jäi kõrvu, et nemad on midagi niisugust loonud, et jah, tõesti arhitektuuribüroodel on mingi niisugune toetus, et saavadki mingisuguseid innovaatilisemaid projekte siis välja haududa. Natuke olen unistanud sellest ka, et äkki Eestis võiks olla toetus, mis paneb õla alla säästlikele, innovaatilistele konstruktsioonidele, sest tõesti vahepeal on vaja see sõlm lihtsalt ära ehitada, katsetada
kõik see, kuidas see tundub, kas sellest oleks abi avaliku sektori poolt või on see natuke naiivne ja lihtne? Ma siinkohal ütlen, et ega see nüüd nagu nii depressiivne ei ole, et meie koostööprojektid siin, kui tellijaks on mõnikord ülikool, kellel on ülikooli ressursid, siis sageli ikkagi leitakse seda koostöökohta ja selles konkreetses projektis tehakse mõningaid katsetusi ja tehakse ka teadust selle projekteerimise ehitamisega paralleelselt, et see ei ole päris olematu. Muidugi seda võiks rohkem olla, aga eelkõige, mida ma ütleksin, et ajakava on see, mis vajab, mida on vaja, et kui midagi testida ja katsetada, siis meie ajakavades ei ole selleks aega ette nähtud, et materjalid peavad juba tellitud olema, et midagi teha, et isegi kui meil ehitajad teevad proovitöid, siis aega lihtsalt ei ole, et teha seda suunamuutust kuskilt poole pealt, kui tuleb välja, et see innovaatiline lahendus ei tööta, et need on lihtsalt teistsuguse ajagraafikuga projektid. Kuidas ehituses on, kas julgetakse võtta riske, teha neid uusi lahendusi, sa tõid praegu selle ajaprobleemi välja, aga üleüldine sentiment, kuidas teile tundub? Ma usun küll, ega selles mõttes ehitusinsenerid on ikkagi uuendustele pigem vastuvõtlikud kui vastu ajavad. Et kui vähegi idee tundub mõistlik, ma toon ühe näite, siin Eestis on see võrumeeste selline vaivundament või mis iganes selle asja nimi on, rammvai. Et ega teda keegi nagu arvutada väga ei taha, aga ta järjest levib, teda kasutatakse teatud tingimustes, väga julgelt võetakse kasutusele. Et ei kiudbetoonid, asjad tulevad niimoodi, et keegi ei oskagi veel õieti arvutada, aga juba kasutatakse, et lihtsalt praktikat tuuakse, kui nad on hinna ja aja mõistes nagu vähegi klapivad, siis nad võetakse kasutusele. Keegi tahab veel tuua mõne värvika näite sellest ikkagi julgest innovatsioonist ehituse valdkonnas, mis juba toimib vaatamata sellele, et võib-olla oleme natuke harjunud pidama inertsemaks seda valdkonda. Siin see materjali taaskasutust on ka räägitud, meie oleme ka oma hangetes tegelikult seda kasutanud, et neid materjale, mida saab taaskasutada, on erinevaid, ma ei tea, WC-potid, lihtne, et nende eluigu on ikka ju väga pikk. Mis Telli arvab sellest? Tellija on tellinud seda, eks, nagu Pärnu Rohelise tänava riigimaja, kes tahab vaadata taaskasutatud materjalid päris palju, siseviimistlusmaterjalid, sandtehnika, saab küll. Et alati on küsimus ka, et milliseid materjali kasutada, eks, et need ei pea olema paneelid, kus on mingeid arvutusi vaja teha, eks, et jah, alati viimistlusmaterjali ei saa niimoodi kergelt kasutada, aga samas vanadel puitmajadel ma oma isiklikus elus 2 panamaja taastanud, eks ole, kõik aknad, uksed, põranda, lauad, see on ju kõik ehitusmaterjal on läinud kasutusse, on küll võimalik. Ja läheb natuke kallimaks, aga eratellijana saad endale see lubada avalikus tellijas, võib-olla keegi vaatab kurja näoga otsa. Keskmine tellija on siiski väga suur ja intensiivne rahalugeja, nii et see meie võimekus on väga erinev ja seda tuleb ka osata hinnata. Natukene teeks selle digitaalsuse ukse ka uuesti lahti. Eelmisel kümnendil McKinsey kirjutas ühe globaalse raporti, kus põllumajandus oli kõige vähem digitaliseeritud valdkond. Ja ma arvan, et te arvate kõik ära, mis oli see eelviimane kõige vähem digitaliseeritud valdkond. Globaalses vaates tõesti oli toona ehitus. Nüüd on Eestis asjad väga palju muutunud. Riigi kinnisvara on väga palju tõesti toetanud BIM-i kasutusele võttu. Nägime siin just enne ettekannet, kus tõesti Eestit toodi hea näitena. Eesti digiehituse tase tõesti leiab maailmas tunnustust, mis on tõesti väga vinge. Aga kuidas siit edasi minna? Kuhu edasi, et kas me nii-öelda nokitseme edasi, et kuidas teha veel paremaid BIM-mudeleid ja kuidas seda BIM-i ikka veel päriselt kasutusele võtta või on veel mingisuguseid viise, mida me digitaalsuse varalaekas võiksime kasutada ehitusvaldkonnas? Ehituse organiseerimine.
meil on ikka viimase 5 aasta jooksul toimunud minu nägemust mööda ikka läbimurre. Et ehitusprotsesside nii-öelda jälgimine, alates bauhuubid, bauaisid, mis iganes programmid on väga hästi kasutusele võetud. Et kindlasti on nagu küsimus andmetes laiemalt vaadates, et need andmed oleks nii-öelda töödeldavad, et muidu on lihtsalt kaos asemel digitaalne kaos. Aga see on võib-olla selline riiklik küsimus, et kuidas see ära reguleerida, et need andmed oleks nii-öelda alt üles lõpuni välja kogu aeg üks ja sama. Või kasutatavad, et see jõuaks siis mudelitesse, nad oleks organiseeritavad platsil, vaadatavad ja nii edasi. Aga ma arvan, et see on üks Eesti sellist reaalne innovatsiooni võimalus. Et oma väiksuse tõttu me ilmselt mingit väga suurt imet ei korralda, aga see on meil selline aga väikseime ikka. Jah. Materjalitootjate vaatest oleks kindlasti ideaalne, kui meil oleks üks ühtne andmebaas, mida kõik saaksid kasutada alates projekteerijast, planeerijast, ehitajast, et kõik saaksid kasutada andmebaasi, kus on seesama fikseeritud toodete jalajälg, ehk siis EPD tänapäevase nimega, siis on fikseeritud mõõtmed, kasutusvaldkond, parameetrid, et oleks ju ideaalne, et meil on suur pilv materjalidest, otsin ja saan selliste parameetrite, selliste näitajatega materjali kasutada, mida ma parasjagu püüan, eks ole. Et mis on mulle ette kirjutatud või mingisuguste määratud numbritega. Et see oleks ideaalne. Lahendus on olemas, et Riigi Kinnisvara jagab stipendiumi ka ehitusvaldkonna tudengitele. Ja sel aastal oli ülikõva konkurss, et mul on hea meel, et seal 2 stipendiumi saajat olid just tarkvara valdkonnas. Ja üks oli vist doktorant, kes töötab välja tarkvara, mis töötabki täpselt nii, et kui on tootesertifikaat, seal on nagu teada need parameetrid, ka see kliimamõju, eks ole, mis arvutab sul siis objekti põhist CO jalajälge. Et üsna algfaasis. Tõenäoliselt mingil hetkel võiks selle startup tekkida ja jõuda nagu päris tootmisesse. Teine tarkvara oli vist seotud ehitusregistritega ja lingvistilise poolega, et kõik erinevad kohalikud omavalitsused Eestis kasutavad erinevaid mõisteid ehituslubade taotlemisel, planeeringute tegemisel, et nagu ühtlustada seda arusaamist ja ühtlustada seda, et teine tarkvara lahendus. Tegelikult on ka ehitusvaldkonnas neid ideid tulemas. Ehituslubade andmine võiks üldse minna mudeli baasil automatiseerituks. Täna käivad pool aastat edasi-tagasi, 6-7 ringi, muudkui vahetatakse infot. See on siis PIM-põhine ehitusloa menetlus. Aga Tarmo, kas sa tooksid võib-olla veel midagi välja, mida me võiksime digitaliseerida ka selles mõttes, et praegu töötame neid uusi Euroopa Liidu rahastusvooru tingimusi välja. Meil oli ehituse e-hüpe, kus me ehitusvaldkonna digitaliseerimist toetasime. Et mida veel võiks, mida järgmises voorus võiks küsida ja millele riik üle alla paneb? Me ise näeme, et sellised vastavuskontrolli nõudvad asjad, nagu ehitusobjektide vastuvõtmine, et tööde kontroll, kas kõik tööd on tehtud, et AI peaks selle suutma küll tänapäeval ära teha, et sellised tarkvaralised lahendused kindlasti vähendaksid sellise tüütu töö hulka, mida mitte keegi tegelikult teha ei taha. Üks näide. Ja meil hakkab aeg otsa saama. Tahaks selle väga positiivsel noodil lõpetada, et mulle tundub, et see Eesti ühiskonna väiksus, mida me vahest ikkagi nagu kirume ja kannatame selle all ja rääkisime siin enne, kuidas sageli üks inimene teebki 5 inimese töö ära. Aga väiksel ühiskonnal on vahest ka võimalus, et tõesti, Marina, sa küll tõid välja seda usalduse küsimust, aga inimesed tegelikult teavad üksteist, nad teavad, mida oodata. Ja ütleme nii, et nagu erinevate erialade spetsialistid on meist sageli 1 või 2 tutvuse kaugusel, eks ju. Kui me tegelikult tahame teha innovatsiooni, nagu meil siin ühes ettekandes väga sümpaatselt öeldi, kui me väga-väga tahame, siis me tegelikult suudame selle ära teha ja tõesti ongi väga-väga suurepäraseid näiteid. Kas ehituse valdkonnas saaks ka kuidagi seda väikest ühiskonda, ikkagi seda, et me üksteist teame, üksteist usaldame, eks ju. Kas seda saaks kuidagi ära kasutada just selle valdkonna edendamiseks spetsiifiliselt? Tarkvara arenduses tervikuna, et kui räägitakse, miks Eesti tarkvarasektor on nii hästi arenenud, tuuakse põhjendusena tegelikult seda nagu väikest riiki. Et siin on alati võimalik testida kõiki neid lahendusi ja ma arvan, et see loogika kehtib ka ehitussektoris. Et tegelikult, kui on olemas mingid lahendused, mida
tasub proovida, siis see Eesti ühiskond võiks olla oma väiksuses just selle koostöövõrgustiku tihedust arvestades päris hea testbaas. Nii et ma usun küll sellesse. Ehk et jätkame seda Ehitus pluss digi ja raua tagumist. Maru digiteenistuse juhataja tõi ükskord väga meeleoluka fakti välja, et neile tuli Ukrainast delegatsioon, sest ChatGPT ütles, et Eesti digiehituse tase on kõige parem. ChatGPT-lt tuleb öelda, et ära valeta, kui sa ei tea, siis ütle seda. Võt seda ma ei tea, mis Taavi, kuidas Taavi jutu sisse juhatas, kas ta palus valetada või mitte valetada. Aga võib-olla veel häid mõtteid, mida siin vaatamata väiksusele suudame ära teha. Mina võib-olla tooksin välja, et me ei ole üldse nii väikesed, et kõik sõltub, kellega sa ennast võrdled ja võiksime olla rohkem tõesti hinnata seda, mis meil on ja meil on tänu oma väiksusele väga hea generalisti vaade, et meie spetsialistid teavad väga paljudest erialadest sellist üldvaadet. Väga paljud insenerid suudavad teha inseneeriat väga erinevate hoonetüüpidele, erinevate rajatiste tüüpidele ja see on teadmussiirdeks väga hea olemus ja väga hea ka konsultandi roll. Ehk siis me võiksime selle üle uhked olla ja seda võib-olla ka välja poole turundada, sellepärast et just sellise ettevalmistusega inimesed ongi need, kes peaksid kõigi ehitusprojektide alguses neid otsuseid vastu võtma, kes suudavad kasutada seda kompetentsi erinevatest valdkondadest ära. Et võib-olla see on meie selline Nokia, mida me otsime. Absoluutselt, Kadi, täiesti fantastiline tähelepanek ja võib-olla siis eestlased ongi need kvaliteetse ruumi meistrid, kes oskavad kõiki neid aspekte silmas pidada korraga. Kas veel imelisi ideid, mida siit täna õhtust kaasa võtta? No sellel väiksusel on ka see eelis, et kõik ei pea reguleerima, et osa asju saab ka lihtsalt jutu sees kokku leppida, ära korraldada, et turg teeb ka palju asju täitsa iseseisvalt, et ei ole vaja igale poole templit alla lüüa. Turg on kindlasti meie väiksus on meie eelis puhtalt sellepärast, et me oleme manööverdamisvõimelised. Me suudame kiiresti teha protsesse, lihtsalt aeg on olnud meile aeg-ajalt vastu, et mõnikord on õnnestunud kiiresti teha protsesse ja mõnikord mitte. Kas või see, et mis me eelnevalt rääkisime sinuga, et riik on rääkinud riigiarhitekti valimisest 20 aastast, aga siis lõpuks ikkagi tehti see ära. Lihtsalt võeti vastu otsus, et nüüd on see aeg. Et võib-olla, et protsesse veel juhtida, siis kindlasti on hästi oluline see, et me ootame innovatsiooni, eks ole. Me ootame, et see nüüd just kohe sünniks. Aga regulatsioonid kipuvad ennem asju keelustama. Et võimaldame kasutada loodusressursse, aega, ruumi loomulikult säästlikult ja mõistlikult ja ootame selle protsessi jooksul ka innovatsiooni. Et see on kindlasti üks see mõte, mis peaks tänasest päevast ka edasi kandma. Nii, meil on jäänud 30 sekundit, et tõesti ma võtan selle kokku, imelised mõtted. Ehitus peaks jätkama digitaalsusega flirtimist veelgi sügavamalt ja rohkem. Me peaksime olema uhked oma laia spektriga kompetentside üle ja mõistma, et just tänu nendele me saame tõesti mitmekülgseid ja kvaliteetseid ehitisi ja rajatisi projekteerida. Meid on nii vähe, et vahest võiks usaldada ka, ei pea määrust kirjutama iga asja kohta, lepime lihtsalt kokku, teeme ära, absoluutselt nõus, katsu seda Riigikontrollile pärast selgitada. Aga selleks meie riigi tasandil olemegi. Ja Marina, siis ma annan uuesti sulle sõna, et võta võib-olla ise kõige paremini kristallselt kokku enda sõnum. Tahaks teha nalja ja öelda, et võtame nüüd käest kinni, et see päev
päev nüüd kannaksid edasi, et me ei räägi ainult üks kord aastas ühises ruumis koos istudes, et nüüd oleks vaja muutust, vaid et ja siis luua sellist illusiooni, et nüüd võiks võtta käest kinni ja keksida päikeseloojangusse, et kindlasti see ei sünni, aga lihtsalt lähme protsessiga kaasa, anname endale võimaluse muutuda, anname võimaluse proovida ja olgem avatud. Aitäh! Sellega on siis vestlusring lõppenud. Aitäh kõigile kuulajatele ja siis Miina saab siin uuesti lavale Palun tagasi. aplausi veel siis.